Tere, hea kuulaja! Mul on väga hea meel siin sinu ees olla ja täna sellistest olulistest teemadest rääkida. Mina olen Minni Aia Utsal ja igapäevaselt ma töötan sotsiaalpedagoogina Võru kesklinna koolis. Et selline täitsa tööpõld igapäevaselt. Aga muidu olen ka koolitajana tegutsen ja Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatuse esimees. Sotsiaalpedagoogika on see valdkond, mis on mulle hästi südamelähedane ja ka Tartu Ülikoolis doktorantuuris ma praegu seda joont edasi ajan ja seepärast tahangi täna sinuga ka jagada mõned sellised nipid ja teemad sotsiaalpedagoogika valdkonnast, mis aitaksid sul enda igapäevapraktikat tõhustada ja mõned sellised head mõtted endaga kaasa võtta. Täna meil on päris palju teemasid, mida me üheskoos vaatama hakkame ja need on mõnes mõttes kõik sellised sarnased, et kuidas me saame luua eeldused ja tingimused õppimiseks, selliseks mõnusaks ja turvaliseks õppimiseks, aga igalühel oma nüansid. Ma teen väike sellise ülevaate ja siis juba igast teemast täpsemalt. Alustamegi kohe sotsiaalsete ja enesekohaste oskustega, mis need oskused on, kuidas neid saab arendada ja millised need metoodikad on tegelikult, kuidas neid oskuseid koolis õpetada. Sest väga palju ju räägitakse sellest, et ka õpetamine on ju kasvatustöö ja meie ülesanne on anda need igapäevaeluks vajalikud oskused kaasa, aga kuidas siis metoodiliselt seda teha? Siis viimase, elukorralduse valguses me oleme ju kõik pidanud väga palju olema ekraanide taga ja tegema kodust oma tööd. Kindlasti see on ka mõjutanud ju meie õpilasi, kuidas nemad on pidanud õppima, kuidas nad on pidanud hakkama ka suhtlema oma kaaslastega teistmoodi. Räägime ka sellest, mis toimub e-maailmas tegelikult sotsiaalsusega, kui meie inimesena oleme ju sotsiaalne olend, kuidas see e-maailm ja interneti ja meediumite vahel suhtlemine seda mõjutab. Ja suhtlemisega lähme ka edasi, et õpetajana või tugispetsialistina või üldse haridustöötajana meie suurim selline võti või tööriistakast tegelikult ongi ju erinevad suhtlemisoskused. Meil ei ole võimalik kedagi panna õppima, kui me ei oska nendega tõhusalt suhelda, et nendeni jõuda. Ja kindlasti õpetajana ja tugispetsialistina te olete väga palju neid oskuseid õppinud, harjutanud, aga aeg-ajalt on hea tuua selline väike meeldetuletus või värskendus, et enne uut kooliaastat, et mida ma võiksin ikkagi silmas pidada ja millega arvestada. Ei saa muidugi ka üle ega ümber vaimsest tervisest. Viimasel ajal jällegi me oleme tundnud ju väga palju seda, kuidas meie vaimne tervis on selle kriisi valguses kas saanud kannatada või me märkame, et meil on vaja sellega tegeleda, et millised need võiksid olla need head võimalused ja ka väiksed nipid, et kuidas me saaksime toetada oma õpilaste ja ka iseenda vaimset tervist. Ja lõpetuseks arutleme selle üle, et millised on võimalused veel luua sellist soodsat ja turvalist õpikeskkonda ja vaatame just selle pilguga, et millised on need tõenduspõhised metoodikad, et millel ongi need mõju-uuringud taga ja me saame öelda, et need kindlasti töötavad. Päris palju selliseid teemasid ja hakkame aga otsast pihta, ja kui teil tekivad need teemade kohta küsimused, siis kindlasti pange need endale kirja ja kui meil tuleb selleks see aeg ja koht, siis saate oma küsimused mulle esitada. Aga kohe siis esimese teema juurde, et sotsiaalsed ja enesekohased oskused. Vaatame siis, et kuidas neid üldse defineeritakse, mis need oskused on, siin on erinevad liigitamisvõimalused, kuidas käib nende oskuste õppimine ja milline on selline, sotsiaalne areng, kuidas see järjestus on. Ja ka vaatame seda, et millised on need tagajärjed, kui mõnel lapsel või inimesel on puudulikud need oskused. Ehk siis veel kord ka seda, et miks on väga oluline neid oskuseid õpetada ja arendada ja kuidas me õpetajana, tugispetsialistina, haridustöötajana üldse ei saa mööda minna sellistest oskustest,
kui me tahame, et lapsed näiteks omandaksid seal kõrval ka õpioskused. Need on väga omavahel seotud. Aga hakkame siis otsast pihta, et sotsiaalsete oskuste juures on kasutusel väga mitmeid selliseid termineid ja kohati need terminid tegelikult tähendavad ühte ja sama, aga lihtsalt nagu nimetatakse erinevalt, et heal lapsel nagu palju nimesid. Et vaatame, mis see sotsiaalne kompetents on. Vahest ka sotsiaalseid oskuseid nimetatakse selliseks isikutevaheliseks intelligentsuseks, siis nagu võime, kuidas inimene tunnetab ennast teistega suheldes ja kui intelligentselt ta suudab nendes olukordades siis näiteks käituda või valikuid teha. Aga ka suhtlemisoskused on selline lihtne termin, mida siis nagu kasutada. Et kokkuvõtlikult me võimegi öelda, et see on oskus, kuidas suhelda teiste inimestega ühiskonnas, kes meie kõrval on, kes meiega koos mingites gruppides on, sellistel viisidel, mis on kohased selles ruumis ja mis on tõhusad. Et kui me mõtleme, et milline käitumine siis on kohane, siis kohane on see käitumine, mis ei eira mingeid sotsiaalseid norme. Ehk siis meil on kokku lepitud ju mingid normid, väärtused ja ootused üksteisele ja kohane käitumine lähtubki siis sellest, et see ei astu mingitest piiridest üle, mis meil on omavahel sotsiaalselt kokku lepitud. Ja see tõhususe aspekt siin tegelikult tähendab seda ju, et see, kes käitub mingil viisil, et ta sellega ka saavutab oma eesmärke sotsiaalsetes suhetes. Et mis iganes need eesmärgid on, et kas suhetega seonduvalt ma tahan luua näiteks uusi sõpru või mul on vaja, et keegi minu heaks midagi teeks. Et kõik see, kuidas me tegelikult sotsiaalsetes suhetes ka realiseerime neid eesmärke, mis meil iseendal on. Ja kui me mõtleme nüüd selle sotsiaalse kompetentsuse peale, siis see on selline laiem termin. Et kui sotsiaalsed oskused on nagu üksikud, sellised õpitud käitumisviisid ja eriti oluline on siin see õppimise aspekt, et neid on võimalik õppida. Loomulikult nad tulevad inimesega kaasa, kui inimene on teistega koos, sest me ju õpime kogu aeg, aga neid on ka võimalik väga teadlikult õpetada, mis on jällegi meile selline hea võimalus, et kui me märkame puudujääke sotsiaalsetes oskustes, et me saame siis tegelikult neid lapsi järgi aidata. Aga oskused, mida siis inimene kasutab mingi eesmärgi täitmiseks tegelikult ja see kõik toimub siis teatud sellises sotsiaalses kontekstis, ehk siis teised inimesed on ju igapäevaselt meie ümber. Aga sotsiaalne kompetentsus on natukene laiem termin ja siin on ka see, et kuidas meie käitumine mõjutab teisi inimesi, sest me ei ole enamasti ja koolikeskkonnas praktiliselt mitte kunagi, me ei ole üksinda. Meil on seal väga palju erinevaid inimesi ümber, kellega me peame arvestama. Ja kui rääkida nüüd siia juurde enesekohastest oskustest, siis need on seotud sellega, et kuidas ma tegelikult endaga kogu selle teistega suhtlemise juures hakkama saan, kuidas ma oskan enda emotsioone näiteks ära tunda, reguleerida nende väljendamist ja enesetõhusus, kas ma usun endasse, et ma tulen mingites olukordades toime või mitte. Ja emotsionaalne areng on siin üks märksõna, et mis käib ka teatud etappide järgi ju lastel. Ja samamoodi see eneseregulatsioon, mis on väga oluline võtiga õppimise juures, et me palju arutame selle üle, et meil võiksid olla ennast juhtivad õppijad. Aga me tegelikult peame seda ka lastele siis õpetama, et keegi ei sünni niimoodi, et tal on eneseregulatsioon juba paigas, see areneb ja mingil hetkel inimesel tegelikult meil võib olla raske seda nagu tagantjärgi õpetada, kui me oleme mingi kriitilise hetke maha maganud seoses sotsiaalsete oskuste arenguga. Et seetõttu on väga oluline, et me ka koolis hoiaks nagu teadlikult endal mõttes seda, et see on ka meie igapäeva ülesanne arendada neid oskuseid. Ja sotsiaalsete oskuste puhul siis me saame veel defineerimise juures võtta endale abiks 3 kriteeriumit. Et esimene on see kaaslaste poolne aktsepteerimine, mis tähendab seda, et need sotsiaalsed oskused lihtsalt öeldes ongi käitumisviisid, mis tagavad selle,
et ma olen populaarne kaaslaste hulgas, nad aktsepteerivad mind, minu käitumisel on kaaslaste heakskiit. Et vahest see kaaslaste heakskiit paneb noori või lapsi ka käituma viisil, mis meile täiskasvanutena ei ole sobilik või me ei oota seda. Aga see tegelikult, kui te mõtlete kas või enda peale, siis see, kas me oleme aktsepteeritud ühiskonnas, enda grupis, perekonnas, mis iganes kollektiivis, et see on väga oluline. Siis on käitumuslik aspekt või kriteerium sotsiaalsete oskuste puhul, et see positiivse kinnituse tõenäosus. Me käitume viisil, mis tegelikult me ootame, et me saame selle positiivse kinnituse. Ja kui lapsed koolis otsivad tähelepanu, siis meie saame ka valida, kas me anname neile seda tähelepanu siis, kui nad käituvad mingil oodatud viisil, või me pöörame negatiivsele tähelepanu, mis tegelikult toob selle kaasa, et nad suurendavad seda negatiivset käitumist, mida me ei oota. Ja seetõttu on hea võti see olukord ümber pöörata, ehk siis kogu aeg me teadlikult pööraks tähelepanu rohkem positiivsele käitumisele, mida me ootame, sest seda me hakkame ka lõpuks saama, et mida sa toidad, seda sa saad. Ja loomulikult me soovime ju vältida sellist karistust või negatiivset kogemust, et see on see käitumusliku aspekti nagu sisu. Ja siis viimane kriteerium on sotsiaalselt kohane, mis tähendab seda, et erinevates olukordades on ju olemas erinevad käitumisviisid, mis on kohased. Ehk siis kas see töötab kooskõlas sellega, mida meilt oodatakse. Ja see sõltub alati kontekstist. Ja sotsiaalsed oskused on oma olemuselt sellised, mis toimivad inimsuhetes. Me ei saa neid kuskile nagu eraldi tõsta, et ma olen sotsiaalne kuskil üksinda isolatsioonis, et see ei ole võimalik. Sotsiaalsed oskused on alati seotud inimeste vaheliste suhete ja suhtlemisega. Ja nii nagu ma enne ütlesin, siis hea uudis on see, et nad on õpitavad, mis annab meile sellise olulise tööriista, et me saame oskuseid lastele õpetada. Ja kui vaadata nüüd täpsemalt, et nende üldmõistete all, et millised need oskused siis on, mida me tegelikult ootame või mida me tahame, et meie lastel oleksid, siis Caldarella ja Merell on toonud sellise väga hea liigituse, mida ma pärast lähen veel siit edasi, et kuidas neid sotsiaalseid oskuseid siis jaotada. Esimene on sotsiaalne mõistmine, mis tegelikult lihtsalt öeldes ongi see, et kuidas me saame aru teistest inimestest, nende mõtetest, tunnetest, kas me oskame võtta teise inimese perspektiivi, panna ennast justkui teise inimese kingadesse, nende vaatenurgast arusaamine, et ma võib-olla ei mõista, miks see inimene nii käitub, aga ma proovin seda teha, et vaadata alati nagu teise inimese seisukohti, et mis on selle käitumise taga. Ja muidugi empaatia on siin väga oluline nagu sõna, märksõna ja oskus, et me arendaksime ka teadlikult noortes ja lastes empaatiavõimet. Ja jällegi, et see empaatiavõime samamoodi on üks oskus teiste seas, mida meil on võimalik õppida. Nii nagu me oma lastele õpetame, kuidas jalgrattaga sõita, nii me tegelikult peaksime õpetama ka seda, et kuidas olla teiste suhtes hooliv ja empaatiline. Teine selline suur grupp on suhted eakaaslastega, ehk siis ka suhtlemisoskused. Kuidas ma loon suhteid, sõprussuhteid ja kuidas ma hoian neid, kuidas ma pean oma kaaslastega suhtlema ja käituma, et need suhted minu ümber oleksid ka kvaliteetsed. Ja koostööst me ju räägime väga palju ka koolikeskkonnas, et kuidas arendada seda, et õpilased omavahel suudaksid ilusti koostööd teha ja koostööoskus kindlasti on ka selline võti meie muutuvas maailmas ju. Ja üks väga huvitav selline aspekt on ka see oskus, et kuidas suhelda vastassugupoolega, et erinevas eas need protsessid ju on muutuvad ja kui väiksed lapsed omavahel väga hästi saavad läbi poisid ja tüdrukud, siis mingis eas tekib see, et hoitakse üksteisest võib-olla eemale, ei taheta suhelda ja tegelikult hiljem jälle noorukees tekib see väga tugev huvi ka vastassugupoole suunas, et kuidas siis nendega suhelda. Ja väga oluline riskikäitumise ennetamisel on tegelikult prosotsiaalne käitumine. Ja prosotsiaalne käitumine oma olemuselt
on igasugune vabatahtlik käitumine, mille eesmärk on teha teistele inimestele head või neid aidata. Ja riskikäitumise puhul ongi hästi oluline see, et prosotsiaalne käitumine tegelikult, kui me suudame selle käitumise esinemissagedust tõsta, siis automaatselt meil sellega väheneb igasugune negatiivne või kahjulike tagajärgedega käitumine. Ehk siis me saame jällegi pöörata need olukorrad nagu positiivseks, et selle asemel, et me peaksime mõtlema koolis võib-olla, et kuidas teha nii, et ei oleks nii palju kiusamist, siis me suuname selle fookuse ümber, et kuidas teha nii, et meil oleks rohkem aitamist või jagamist, üksteise abistamist. Ja see, millise õhkkonna nii koolis kui ka kodus, millise me täiskasvanutena loome, et selliseks ka need meie lapsed seal kasvavad ju. Ja nüüd siit edasi natukene täpsemaks minna, nende samade autorite poolt on välja toodud selline veel nagu taksonoomia või liigitus, et täpsemalt neid oskuseid veel lahti võtta, et me alustasime sellisest üldisemast, aga läheme järjest konkreetsemaks. Ja suhted eakaaslastega on see, millest ma enne ka rääkisin, et sinna alla käivadki alustuseks väga pisikesed oskused, näiteks kas või tere ütlemine, enda tutvustamine, komplimendi tegemine, komplimendi vastuvõtmine. Kõik sellised pisikesed asjad, millele me võib-olla igapäevaselt ei mõtle, kui me ise täiskasvanuna suhtleme, aga need on kõik, mida me oleme kunagi õppinud selleks, et luua edukaid suhteid. Järgmine on enesejuhtimine. See on nüüd seotud nende enesekohaste oskustega, ehk siis kuidas ma ise oma tegevust, oma käitumist, oma mõtteid, oma emotsioone kontrollin ja kuidas ma nendega toime tulen keerulistes olukordades näiteks, kuidas ma väljendan oma emotsioone, mis ei ole võib-olla alati kerged ja kuidas ma ise nendega toime tulen. Kas mul on olemas enda tööriistakastis oskused, kuidas stressi juhtida, kuidas enda vaimset tervist toetada, et ka neid oskused on väga oluline anda noortele kaasa. Siis akadeemilised oskused, mis on koolikeskkonnas väga olulised tegelikult, et me saaksime anda õpilastele teadmisi. Siia alla lähevad jällegi erinevad oskused, mida me tunnis ootame lastelt ja mida nad ka seal kasutavad. Et oskus iseseisvalt lugeda näiteks, oskus tööülesannet täita, kui on antud see korraldus, oskus abi küsida, väga oluline jällegi ka selles akadeemilises kontekstis. Et oskus ka oma järge oodata, kui on vaja seda tunnis teha. Kõik, mis aitavad kaasa sellele, et me oleksime ka akadeemilises mõttes edukad. Järgmine selline oskuste grupp on põnev, on see kuuletumine. Kuuletumine või nõustumine, mis võib nagu mõelda, et kas me tõesti nagu tahame, et ma ei tea, lapsed kogu aeg noogutaksid kaasa kõigele, et kuidas me siis nagu nende arengut toetame, aga tegelikult täiskasvanu on ju see, kes seab neid piire ja täiskasvanu seab turvalised piirid ja see oskus noorel või lapsel teatud olukordades kuuletuda ja nendest reeglitest kinni pidada on jällegi hästi tähtis. Et loomulikult siin on ka arengulised iseärasused, et mingi hetk tekib see selline trots ja tahaks kõiki piire nihutada ja proovida erinevaid võimalusi, kuidas vastu astuda, kui ma tunnen, et mind nagu surutakse. Aga tegelikult me igapäevaselt ju ise ka järgime teatud reegleid ja piire, isegi kui me võib-olla ei tahaks seda teha või mingis hetkes tunneks, et kurat, et tahaks midagi muud teha, aga täiskasvanuna meil on see eneseregulatsioon, mis hoiab meid seal, et me tegelikult peame nendest piiridest kinni. Ja kehtestamisoskused, et täna me räägime ka kehtestamisest veel õpetaja või täiskasvanu vaatenurgast, et õpetaja või lapsevanem, et millised on need kehtestamise komponendid ja kuidas siis seda teha, et kuidas teatud olukordades seista enda õiguste eest, kuidas öelda ei, kui me tunneme, et meile tehakse liiga näiteks. Et jällegi ühtepidi natukene vastandlikud, need kaks viimast, et kuuletumine ja teisipidi ka enda õiguste eest seismine, aga need mõlemad on väga vajalikud, et ühiskonnas toimida. Ja kui me räägime nüüd sotsiaalsuse arengust, siis jällegi siin on sellised, ütleme, kaks nagu vastandlikku protsessi mõnes mõttes. Et esimene on sotsialisatsioon
ja teine on individualisatsioon, mis on omal nagu terminite mõttes juba nagu 2 sellist poolust. Et esimene on see, et kuidas sotsiaalne grupp mõjutab inimese arengut. See, millises grupis või inimesed, kes meie ümber on, kus me kasvame, see ju väga tugevalt meid mõjutab. Et kui varasemalt võib-olla räägiti rohkem sellest, et kuidas geneetikal on nii suur mõju, siis tänapäeval erinevad uuringud näitavad seda, et ju keskkond tegelikult on see, mis mõjutab meid rohkem. Loomulikult me saame geenidega kaasa oma vanematelt teatud eeldused ja teatud pärilikkuse tegurid meid mõjutavad, aga tegelikult keskkond on see suurem inimese mõjutaja. Ja see, kuhu me satume, millised inimesed on meie ümber, väga vormib meid. Mida noorem on laps, seda pehmem see savi nagu vormimiseks on, et seda suurema jälje need inimesed ümberringi jätavad. Ja teine protsess siis on seotud inimese individuaalsusega, ehk siis inimese enda ise pidev muutumine kogu selles teiste inimestega koos olemise protsessis. Et me ei ole ju kunagi see, kes me olime eile ja homme me ei ole enam need inimesed, kes me oleme täna, et me oleme pidevas arengus. Ja seda on nagu tore meeles pidada, et see selline sotsiaalsuse areng tegelikult käibki nagu 2 vastandliku sellise pooluse kaudu. Et jällegi siin omad etapid on, kuidas see kompetentsus areneb ja vastavalt vanusele, et täna me seda nagu väga detailselt ei võta, aga kui teid huvitab, siis seda infot on väga palju, et millisele vanuseastmele näiteks vastab mingi teatud oskus või arenguetapp, et see on kõik ajas muutuv. Ja kui me mõtleme nüüd täpsemalt sotsiaalse kompetentsuse arengu peale, et siis on 4 valdkonda, mis on olulised siin lapse arengu seisukohalt. Et esimene keskendub emotsioonidele, et inimese emotsionaalne areng ja ka see, et kuidas me enda emotsioone suudame kontrollida ja sobival viisil väljendada. Siis teine aspekt on seotud käitumisega, ehk siis kõik seega, mida on väljapoole näha. Kui emotsioonid võivad olla meie sees niimoodi, et kui me neid käitumuslikult ei väljenda, siis teine inimene ei saagi teada, mida me tunneme. Siis käitumine on see, mida tegelikult ka ju teistele välja näha. Et me võime oma käitumist ise planeerida ja ka seda kontrollida. Ja me igapäevaselt ju kõik peame sellega tegelema, kui me tahame edukalt toime tulla. Ja sotsiaalne mõistmine on jällegi selline huvitav termin, et kuidas me mõistame seda ka infot, mida me väljastpoolt vastu võtame. Et meie ümber on väga palju erinevaid inimesi, erinevaid olukordi ja me peame väga kiiresti suutma teha mingeid valikuid, otsuseid ja aju on nagu väga mugav selles osas, et kui ta on mingi seose tekitanud, et näiteks kuskil on uks, sealt saab välja, siis kui me järgmine kord näeme ust, me ei vaata seda enam sellise uue pilguga, et ahaa, me hakkame jälle uurima otsast, vaid me juba teame. Sama on ka inimeste vaheliste suhtlemisega, et sotsiaalne mõistmine tegelikult, kui me oleme selle oskuse või kompetentsi tal arendanud, siis see käib juba väga kiiresti, et me suudame teistelt inimestelt seda infot vastu võtta. Ja viimane on sotsiaalsed reeglid, et kuidas me sotsiaalseid reegleid mõistame ja aktsepteerime ja nendest ma räägin natukene ka täpsemalt. Et sotsiaalsed reeglid võime jagada 3. Et esimesed on sellised sotsiaalsed tavad, mis sõltuvad väga palju sellest, et kellega me koos oleme ja kus me parasjagu oleme. Et mingid kombed või tavad, mis meil on kokku lepitud. Ja kui neid sotsiaalseid tavasid rikutakse, siis üldiselt seal ei ole mingit väga suurt nagu näiteks karistust või kellelegi ei tehta mingit rahatrahvi, aga tagajärjeks võib olla selline sotsiaalne halvakspanu. Ja näiteks, kui meil on, mõtleme mingi lastegrupi peale ja kui meil on kokku lepitud, et kuidas me näiteks hommikul, kui me näeme üksteist või kui me klassis kokku saame, et kuidas me käitume mingis olukorras. Ja kui tuleb nüüd mõni laps, kes teeb väga teistmoodi, siis teised kohe vaatavad, et see on midagi imelikku, et tema ei tee vastavalt sellele, mida meie tegelikult oleme kokku leppinud. Ja ka muud, kui me siseneme ruumi, me tervitame näiteks sellised kokkulepped,
aga me ei karista kedagi selles mõttes, kes jätab selle tegemata, lihtsalt võib olla see tagajärg selline halvakspanu. Siis järgmine grupp on moraalireeglid, mis on sellised ka üldised hinnangud selle kohta, et mis on õige, mis on vale. Ja väga lihtne on nagu öelda, et õige või vale, aga see ka ju sõltub väga palju sellest, et mis see kontekst on. Ja mõnikord see õige ja vale, seal on ka selline hall ala võib-olla, aga inimeste õigused näiteks lähevad siia alla ja moraalireeglid on ka need, et mis tegelikult meile on ju nagu kohustuslikud täitmiseks selles mõttes, et meil on teatud moraalireeglid, mis on lepitud kokku ja need ei ole nagu ka muudetavad või näiteks teisele inimesele halva tegemine, et see on selge see, et see ei ole okei. Ja siis sotsiaalsete reeglite puhul saab välja tuua ka enda ohutust puudutavad reeglid. Et see, et kuidas ma tagan selle, et minu endaga oleks kõik okei. Ja siin need tagajärjed ei ole võib-olla enam kellegi halvakspanu, vaid otseselt minu enda näiteks füüsilise tervisega seonduvalt on juba need tagajärjed. Ja kui me nüüd vaatame edasi, kuidas see sotsiaalne võimekus, et millest see sõltub või mis erinevad tahud siia kokku tulevad, siis kui me mõtleme laps, temal on erinevad oma mõtted, kuidas ta maailma tunnetab, kuidas ta mingites olukordades käitub, arengulised võimed on meil kõikidel erinevad ja ka kuidas meie keel areneb, tegelikult mõjutab väga palju sotsiaalse kompetentsuse arengut, sest meil on ju suhtlemisoskus ülioluline inimestena, et me suudaks ennast keeleliselt väljendada, mis tõttu on väga tähtis ka jälgida seda, et kas lapse keeleareng on eakohane. Siis on teised inimesed, nii nagu enne oli juttu, kõik teised inimesed meie ümber. Mõnedel inimestel on suurem mõju meile, mõnel inimestel on väiksem mõju. Loomulikult perekond on see esmane, kes mõjutab last kõige rohkem. Et siin see teiste inimeste roll on väga oluline. Ja kõik nagu võtab kokku see üldine selline kontekst, et ühelt poolt see füüsiline ümbrus, mis meil on, aga teisipidi ka sellised nagu nähtamatud kokkulepped või reeglid, mis meil selles kontekstis on, sest me kõik oleme nendest mõjutatud ja need ootused erinevates olukordades on erinevad, mis tõttu me peamegi lastele õpetama sellist nagu paindlikkust, et see, mis ühel juhul on okei, siis teises olukorras see võib olla juba ebasobiv. Ja see, mis ma kodus teen, saangi võib-olla ennast seal vabamalt tunda, aga kui ma lähen kooli, siis seal on jällegi uued reeglid ja ma pean õppima kohanema nende reeglite ja kokkulepetega. Aga mis siis juhtub, kui mingil põhjusel sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamine on olnud puudulik või need oskused ei ole arenenud päris eakohaselt? Et kõigepealt mõtleme sellele, et miks need puudujäägid võivad olla üldse tekkinud. Et esimene võib olla selline omandamise puudujääk, ehk siis mul ei olegi teadmisi või oskuseid, kuidas ma saaksin sobival viisil käituda teatud olukorras. Ma ei tea seda, ma lihtsalt ei tea, mingil põhjusel mul ei ole seda kas räägitud, ma ei ole seda kuskilt õppinud, ma ei ole sellest aru saanud. Ja see on hästi oluline meelest pidada, sest vahest me täiskasvanutena eeldame, et neil on samad oskused noortel või lastel, mis meil endal, aga see ei pruugi nii olla. Neil võib olla täiesti, et mingi oskus on jäänud omandamata ja me teadlikult peame sellele tähelepanu juhtima ja seda õpetama. Et vahest tuleb ruttu see hoiak, et nimelt keegi teeb midagi, aga see ei vii meid edasi, et mõtleme alati paar sammu, et miks see võib niimoodi olla. Ja järgmine või selline teine tahk, siin on seotud soorituse puudujääkidega. Ehk siis inimesel on tegelikult olemas see oskus, tema käitumisrepertuaaris, ta teab, kuidas on kohane selles olukorras käituda, aga ta ei suuda seda rakendada. Et mingil põhjusel ta ei saa seda teha. Et ma tean näiteks, et kui ma tulen ruumi ja keegi mind tervitab, siis on viisakas öelda tere vastu, aga mul näiteks ma ei suuda seda teha, sest mul tõuseb nii suur ärevus või on siin mingi muu põhjus. Et igal juhul laste ja noorte puhul ka vaadata ja mõelda seda, et kas see oskus on olemas ja ta mingil muul põhjusel ei suuda seda rakendada või
seda oskust ei olegi veel õpitud ja me peaksimegi hakkama seda õpetama, et kus see selline murekoht on. Aga mis need tagajärjed siis on? Et kui me mõtleme lapse peale, kes teistega ei saa tõhusal viisil suheldud, siis ühtepidi on see, et ta juba ise jääb eemale, sest ta saab negatiivset kogemust sealt, et mul ei õnnestugi kaaslastega neid häid suhteid luua ja need kogemused on minu jaoks negatiivsed ja ma ei soovigi, ma ei tahagi enam minna, sest ma ei taha, et ma saan jälle mõne halva kogemuse. Ja ka kaaslased tegelikult, need lapsed või noored, kes käituvad nagu sotsiaalselt ebasobival viisil või nagu kohatult, võime öelda ka sotsiaalselt kohatult käituvad, siis nendega ei taheta väga sõbrad olla, neid ei taheta kampa võtta. Nad jäävadki nagu eraldi, võib esineda ka kiusamist, et selles mõttes nendel oskuste, kui on puudulikud oskused, siis need tagajärjed on väga laastavad ka selles mõttes, et kui inimene juba näiteks on jäänud väga üksinda või langenud tõrjutu staatusesse, et siis on väga oluline, et me saaksime selle inimese sealt välja tuua ja tagasi, sest see hakkab mõjutama kõiki muid asju ka. Et juba akadeemilised oskused, õpitulemused kannatavad selle pärast ja ka ma väga palju enda töös olen näinud neid noori, kes ei tahagi enam kooli tulla, sellepärast et mul ei ole seda head sotsiaalset võrgustikku ja suhtlemist ümber, et siis tekibki see, et me jääme eemale ja me jääme väga paljudest muudest arenguliselt olulistest aspektidest ka eemale, sest meil on väga raske kohaneda võib-olla erinevate olukordadega. Ja need lapse eas tegelikult alguse saanud probleemid, kui me õigel ajal ei lõika neid ära, siis täiskasvanu eas need tagajärjed on väga tõsised ja täiskasvanu eas muuta seda, et need täiskasvanud näiteks siis sotsialiseerida või kuritegeliku käitumiselt tuua tagasi, on nüüd kordades raskem. Et seetõttu nagu sotsiaalsed ja enesekohased oskused, see on üks hästi-hästi suur võti ja väga-väga tõhus viis, kuidas me saame ennetada näiteks vägivalda, uimastite tarbimist, erinevaid vaimse tervise probleeme, millest me ka ju ühiskonnas räägime, et kui suure ka rahalises mõttes, et kui koormavad need on, rääkimata siin muudest kahjulikest tagajärgedest, et igal juhul alati ennetustöö on tõhusam kui pärast tagajärgedega tegeleda. Ja siin aktsepteerituse ja tõrjutuse puhul nüüd, et aktsepteeritud enamasti ongi need lapsed või noored, kellel on need oskused tõhusad ja kes suudavad teistega suhelda ja kohasel viisil tulevad erinevate olukordadega toime. Ja need tõrjutud lapsed või ka isoleeritud lapsed, mis tähendab, et neil ei olegi kaaslastega üldse mingeid suhteid või kontakte, et seal väga sageli käib kaasas ka selline agressiivne käitumine või teistest eemale tõmbumine ja võib olla ka seotud kognitiivsete oskustega, et siin on kõik need tahud nagu omavahel seotud ja üks mõjutab ka teist, et kui meil oskused, sotsiaalsed oskused jäävad mingil põhjusel arendamata, siis ka need vaimne võimekus näiteks või akadeemilised oskused võivad seetõttu siis kannatada. Et sellised tagajärjed tegelikult on päris tõsised ja seetõttu on hästi oluline, et me lapsevanemana, õpetajana, tugispetsialistina, üldse tegelikult ka inimesena mõtleksime, et kuidas me saame siis neid lapsi ja noori toetada selles, et nad saaksid endale need tõhusad oskused, nad saaksid endale sellise hea tööriistakasti või pagasi kaasa, millega siis ellu minna, sest meie ei tea ju, mis neist elust saab või kuhu nad edasi jõuavad, aga need olukorrad võivad olla väga erinevad, millega nad peavad siis toime tulema, aga selline universaalne pakett võikski olla nagu enesekohased ja sotsiaalsed oskused. Ja nüüd vaatamegi juba täpsemalt, et kuidas me saame neid oskuseid arendada ja õpetada. Et seda, miks on oluline, me mõistame aga, et kuidas seda siis praktiliselt ja täpselt teha. Et vaatamegi teise teemana seda, kuidas neid õpetada, arendada, millised on need konkreetsed metoodikad, mis võiks mind kui lapsevanemat või õpetajat aidata koolis.
ja kuidas kasutada ka näiteks loovtegevusi selles, et mina enda töös neid väga palju kasutan sotsiaalpedagoogina ja nende tõhusus on ka teaduslikult tõestatud, et vaatame selliseid variante, et juba saaksite endale tööriistakasti ka mingeid praktilisi meetodeid. Ja alustame sellest, et kuidas üldse sotsiaalsete oskuste õppimine siis käib. Et meil on ühiskonnas ja üldse, kui me inimestega koos oleme, kõik inimesed annavad välja erinevaid signaale. Ja oluline siin on ära tunda neid signaale, sest mitmed signaalid ei ole ka verbaalsed, neid ei öelda sõnaliselt välja, aga ometi need väga palju tähendavad. Et me peame justkui nagu lugema teisi inimesi ja neid olukordi, mis meie ümber on. Ja teine asi on ka see, et me peame ühelt poolt ära tundma need märgid, mis annavad meile mingit infot ja mis määravad selle, et kas me saame olla sotsiaalselt tõhusad või mitte. Aga teine lugu on ka, et me peame neid märke tähele panema. Võib-olla need märgid on meie ümber ja me nagu tunneks need ära, kui me näeks, aga me lihtsalt ei pane neid tähele. Ja kui me mõtlemegi nüüd laste peale, siis kui on raskus sellega, et laps mingil põhjusel sotsiaalsed oskused näiteks ei ole eakohaselt arenenud, siis jällegi siin me saame mõelda, et mis seal taga on. Et kas tal on tähelepanuga mingid probleemid, et ta ei suuda neid märke näiteks üldsegi märgata selles mõttes. Või see käitumine on impulsiivne, et ta lihtsalt ei suuda ennast kontrollida teatud olukordades. Et mis need protsessid siin taga veel on, mis meid võiks aidata. Aga selline otsene õpetamine on ka alati see, et kui isegi ütleme lapsel või noorel on raskus sellega, et ta ei suuda lugeda neid märke või tal tähelepanu kipub kergesti hajuma, siis me saame väga konkreetsete etappidega tegelikult õpetada seda, et kuidas neid märke lugeda, mida ma näiteks, millist infot otsida, kuidas ise teatud olukorras käituda, mis need sammud on. Aga oluline meeles pidada on see, et sotsiaalsete oskuste õpetamine ei saa toimuda kuskil isolatsioonis, niimoodi, et meil ei ole teisi inimesi ümber. Et nende oskuste harjutamine peab alati toimuma teiste inimestega koos ja grupis. Et me ei ole kunagi kuskil eraldi ja miks on ka väga tõhus õpetada neid oskuseid lastele grupis, sest siis nad saavad kohe neid katsetada, sest grupp on see koht, kus neil neid ka päriselt vaja läheb. Ja mis on hästi oluline meile täiskasvanutena enda jaoks kaasa võtta, on see, et need oskused arenevad jälgimise ja jäljendamise teel. Ehk siis meie täiskasvanuna oleme siin ka mudeliks ees. Kas me seda tahame või mitte, siis tegelikult mitmed silmavaarid, kui me oleme laste või noortega koos, jälgivad ka seda ja registreerivad ka seda, et kuidas me erinevate sotsiaalsete olukordadega toime tuleme. Ja nüüd on võimalik ka siis sellise sihipärase harjutamise, läbitegemise kaudu neid oskuseid ka õppida. Et kui me enda õppetööd planeerime, siis on oluline hoida ka meeles taustal seda, et millist sotsiaalset oskust näiteks ma saan siin arendada ja milline üldse see sotsiaalne areng selles klassis või nendel õpilastel on. Aga see õppimine ei saa olla puhtalt teoreetiline, et nii nagu meie täna siin lihtsalt räägime, aga me ei saa praktiliselt läbi teha, siis lastele sotsiaalseid oskuseid õpetades peavad neid asju kogema, nad peavad proovima, peavad neid asju läbi tegema. Et lihtsalt jutust ei piisa. Ja miks ei ole ka tõhus siis see, kui me kipume pidama mingit monoloogi või räägime ainult, kuidas peaks tegema, aga ise teeme vastupidi ja siis eeldame näiteks, et laps teeks nii, nagu me ütleme, aga neid asju on vaja läbi harjutada ja me ka ise peame olema seal ees vajalik mudel. Ja see jälgimine ja jäljendamine peab meil kogu aeg ikkagi kuklasse tiksuma, kui me laste ja noortega suhtleme. Et see tegelikult, kuidas arenevad laste sotsiaalsed oskused, on ka seotud sellega, et millised on lapse vanemate
sotsiaalsed oskused ja enesekohased oskused ja ka õpetaja, et milline see sotsiaalne võimekus seal on. Et kui näiteks vanematel ei ole väga tõhusad oskused, siis laps õpib mudelina ebatõhusaid oskuseid ja võtab need kaasa. Ja siin on jällegi see hea võimalus, et me saame koolis seda aidata, et kui me oleme õpetajana seal positiivseks mudeliks ja eeskuju, me oleme kogu aeg eeskuju, et kuidas me suhtleme, kuidas me erinevates olukordades käitume. Väga oluline on see, et kuidas me näiteks keeruliste olukordadega toime tuleme. Ja kui me mõtleme nüüd näiteks teismeliste peale, kes pakuvad meile selliseid väljakutsuvaid olukordi, provotseerivad, nimelt keeravad seda vinti peale, siis miks on oluline, et me suudaksime jääda nendes olukordades ise väga rahulikuks ja ikkagi pakkuda seda positiivset rollimudelit, sest nemad ju õpivad. Ja kui te olete veel klassi või mingi grupi ees, siis kui ühe õpilasega tekib seal näiteks mingi konflikt või selline vastasseis, aga see, kuidas te selle olukorra lahendate, seal on mitmeid õpilasi veel, kes vaatavad ja tegelikult teie olete see eeskuja rollimudel seal, kuidas lahendada neid keerulisi olukordi, kuidas väljendada enda emotsioone, kui mul ongi ka keeruline ja raske ja ma hakkan ka juba närvi minema, et kuidas teha seda sellisel viisil, mida me tegelikult ootame, et nemad võtaksid selle üle. Et kui me suudame hoida enda peas sellist teadmist, et me oleme ise ka mudel kogu aeg erinevates olukordades, siis see on väga oluline, sest vahest ikka juhtub, et kas me ei suuda enda emotsioone näiteks kontrollida või mingid olukorrad on meile väga väljakutsuvad, me ei suuda rahulikuks jääda, siis siin on ka tähtis see, et kuidas me pärast sellega tegeleme, sest me oleme kõik inimesed, olukorrad on väga erinevad, aga kuidas me pärast, kas me selgitame lastele näiteks, mis seal juhtus, miks ma nii käitusin, kuidas mind mõjutas kellegi teise käitumine, kui on vaja, siis tuleb vabandada, mida vahest jällegi on väga keeruline teha, et me ise oleksime need eeskujud, keda me tahame, et milliseks meie lapsed kasvaksid ja kuidas nemad käituksid. Ja jällegi juba Bandura aegades selles mõttes, et see sotsiaalne käitumine, jälgimine, jäljendamine ja ka positiivne kinnitab, et me saame tagasisidet, kas meie käitumine oli sobiv ja see grupp jällegi väga palju mõjutab, et te ise ka ju näete, kuidas eakaaslased avaldavad mõju ja või kuidas mõnes klassis asjad nagu laabuvad ja teises klassis on väga suured probleemid, et ise me täiskasvanutena väga oluliselt saame siin ära teha. Aga kuidas nüüd näiteks õpetada konkreetselt selliste sammudena nagu mingit teatud oskust, et alustada võiks sellest, et tutvustada seda oskust. Et mis oskusega on tegemist, miks seda on vaja üldse, et väga palju me kuuleme ka koolis seda küsimust, et miks ma pean seda tegema ja aga siin ongi oluline ära rääkida siis lastele, et miks on seda oskust vaja, kuidas see aitab mind mingites olukordades, kui ma näiteks suudan viha talitseda, miks see on oluline ja järgmine selline samm on selle oskuse demonstratsioon. Ehk siis õpetaja või lapsevanem, kes seda oskust õpetab, ise demonstreerib, ise näitab, kuidas see oskuse praktiseerimine käib. Et oleks jällegi see mudel on väga oluline. Ja siin demonstratsiooni juures tasub meeles hoida seda mõtet, et me ei mudeldaks neid käitumisviise, mida me tegelikult ei oota. Et kui me ei tahame löömise asemel õpetada mingit muud alternatiivset käitumisviisi, siis me ei mudelda seda löömist, et näed, see oli nüüd see olukord, mida mitte teha, sest see paratamatult kinnistab. Me mudeldame ainult ja demonstreerime seda, mida me tahame õpetada. Ja siia peab järgnema see harjutamine, ise läbi tegemine, ise läbi proovimine. Alguses see on kunstlik. Sellepärast, et meil ei ole ju päris olukord, meil näiteks mingi rollimängus proovime oskust õppida ja see ongi selline teistmoodi, et see võib nagu olla imelik või kuidas ma nüüd seal teen, aga me peame seda läbi harjutama, et muidu meil ei ole ka seda kogemust, et seda päris ellu kaasa võtta. Ja kindlasti on oluline siin lastele anda tagasisidet, et kuidas see sooritus läks,
kas on midagi, mida saaks parandada või kõik juba oli hästi ja milline iganes see sooritus on, me saame siit alati välja võtta selle, mida laps tegi hästi ja seda positiivset kinnitust anda, et teda julgustada ka veel proovima. Et see harjutamine on selline nagu pikaajalisem protsess, et kui jällegi võtta see jalgrattasõidu paralleel, siis kui me rattaga sõitu ka ju harjutame, kukume, jälle proovime, siis ka oskuste õppimine ei tule ühe korraga ja me peame tulema võib-olla mitmeid kordi selle teatud oskuse juurde tagasi, et ta lõpuks kinnistuks sellisel viisil, et me saame võtta selle nagu pärisellu kaasa ja päriselus rakendada. Et kõige lihtsam võib-olla mõelda jällegi iseenda peale, et me ju teame, kuidas näiteks enda viha kontrollida, kuidas sellega toime tulla siis, kui on olukorrad keerulised, aga kui me päriselt oleme selles mingis olukorras, siis me ei pruugi sellega alati hakkama saada. Ja ka mida rohkem me oleme seda harjutanud, selle üle arutlenud, miks on oluline, meil on need teadmised, siis on ka see tõenäosus suurem, et me võtame selle oskuse kaasa ja suudame võib-olla mingi hetk seda ka praktikas rakendada. Et see viha kontrollimine on näiteks selline üks väga keeruline sotsiaalne oskus, aga on ka lihtsamaid oskuseid, mis tegelikult hakkavad nagu rutem külge. Ja selliseid võimalusi veel, et juhendamise ja arutelu kaudu me saame päris palju tegelikult aidata kaasa, aga see oskus tuleb võtta nagu tükkideks. Et sellised jõukohased tükid, me ei saa nõuda mingi suure oskuse omandamist, mis võib käia üle jõu lapsele. Et võtame väikesteks tükkideks konkreetsed mingid väiksemad sammud, et ütleme enda tutvustamine, väga lihtne selline oskus võib-olla mõne inimese jaoks, aga teisel võib olla ääretult keeruline. Me võtame selle lahti juppideks, mida ma kõigepealt võiksin öelda, kuidas ma üldse lähenen inimesele, kui ma tahan näiteks endale uut sõpra, siis mida ma võiksin tema käest küsida, et need asjad lapsega tegelikult läbi rääkida ja ka läbi harjutada. Et aga proovigi minu peal. Proovi nüüd minu peal, kui sa läheksid selle lapse juurde, tahad teda enda sõbraks kutsuda, et mida sa talle ütleksid. Ja proovidagi see läbi, seal anda seda tagasisidet ja ka ise me saame täiskasvanu jälle mudeldada, et okei, nüüd näitan, kuidas on seda tõhus teha. Ja teine selline võimalus on sotsiaalne probleemi lahendamine, kus ongi näiteks erinevad juhtumid või olukorrad, mida me siis lastega koos arutame. Ja siin on oluline see, et pakkuda selliseid olukordi, mis käsitlevad inimeste vahelisi suhteid, mingeid suhteolukordi ja kuidas neid saaks lahendada tõhusal viisil. Et siin saab välja otsida erinevad lahendusviisid, hinnata nende tõhusust, et mis siis saab, kui ma käitun sellisel viisil, aga mis need tagajärjed on, kui ma teen niimoodi ja valida sealt sellise arutelu käigus välja need, et mis need kõige paremad lahendusviisid on. See õpetab jällegi seda, et igapäevaelus ka meil on väga palju erinevaid valikuid. Kui me oleme mingis ühes olukorras, meil on alati võimalus teha seal mitmesuguseid valikuid ja see, millise valiku me teeme, loomulikult näiteks emotsioonid meid võivad mõjutada ja me võime teha valiku, mida me ise ka ei taha teha. Aga kui me oleme neid asju enda jaoks teadlikult mõtestanud, et mis need on näiteks plussid ja miinused, millised on selle valiku tagajärjed nii pikas plaanis kui ka lühiajaliselt, et siis see aitab meil näha seda mitmekesisust, et mõnikord laste puhul neile tundub, et neil ei olegi nagu valikut, aga tema tuli, ma lihtsalt pidin ta lööma, sest mis ma siis teen. Et pakkuda seda, rikastada nende käitumisrepertuaari sellega, et neil on igas olukorras väga palju erinevaid võimalusi, kuidas käituda inimestega suheldes. Ja võimalikud sellised konkreetsed metoodikad juba olen siin välja toonud teie jaoks, et erinevad sellised arutlevad meetodid on väga tõhusad ja head, aga me täiskasvanuna jällegi peame olema teadlikud sellest, et milline on siis see tõhus käitumine ja mida me soovime siis, et kuhu me jõuaksime. Aga väga head on ka erinevad mängud ja ka grupis on hästi hea teha neid mänge, et lapsed, kui nad peavad neid rakendama ju teistega koos, siis mäng on üks selline hea võimalus, kus seda teha.
aga ka erinevad juhtumid ja inimese õpetuse näiteks programmi osana tehakse seda, aga samas saab ka iga õpetaja oma aines pakkuda mingit enda ainega seotud sellist võimalust, kus me tegelikult seal taustal saame arendada neid sotsiaalseid oskuseid. Et väga palju ju näiteks meeskonnatöö või koostööoskust meil on vaja ka kõikides ainetundides tegelikult. Ja ma pakun siin välja veel ühe võimaluse, mida mina ise enda igapäevatöös sotsiaalpedagoogina kasutan ja need on loovtegevused, et miks üldse kasutada loovtegevusi. Et loovtegevused annavad sellise võimaluse, kuidas me saame rikastada seda ennetus- ja sekkumistegevust. Et neid on võimalik teha nii individuaalselt, grupi tasandil, aga ka kogu õppekavasse sisse viia. Et eesmärk on luua see selline turvaline ja mänguline keskkond, kus me saame õpetada sotsiaalseid oskuseid ja sotsiaalsete oskuste õpetamise kaudu juba leevendada ja ennetada mingeid probleeme. Ja ma kohe räägin, et mis see sisu siin on, et mis need loovtegevused on. Need põhinevad teraapiatel, aga õpetaja või sotsiaalpedagoog, tugispetsialist, eripedagoog ei ole enamasti terapeut ja me ei tee teraapiat, kui me kasutame loovtegevusi, vaid need põhinevad sellel, aga meie eesmärk on kasutada neid hariduslikul eesmärgil ja hariduslikus kontekstis. Aga sellist 4 valdkonda, et visuaalkunst on üks, siis draama, muusika, tants ja liikumine. Et keda see teema täpsemalt huvitab, et siis selle kohta leiab päris head materjali, kui seda otsida, nii eesti kui võõrkeelset, et kuidas neid teraapiatel põhinevaid meetodeid siis ka kasutada enda igapäevatöös. Aga ma toon siia ühe sellise praktilise näite, mida mina ise enda igapäevatöös teen. Et mul on selline ring, mille nimi on oskuste õppimine loovtegevuste kaudu või lastega me lihtsalt nimetame seda loovtegevuste ringiks ja eesmärk tegelikult on ikkagi arendada neid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskuseid läbi siis erinevate grupitegevuste, mis ongi oma sisult juba siis loovtegevused. Ja ma olen siia välja toonud teile erinevad oskused, mida me siis õpime. Et esimene grupp on sellised suhtlemisoskused, me võime alustada lihtsamatest oskustest, nagu ma enne mainisin, näiteks enda tutvustamine või tervitamine, aga ka siit edasi, et kuulamine, mis on väga sage probleem ja murekoht ju klassis, et lapsed ei oska üksteist kuulata või ei suuda üksteist kuulata. Et vestlemine, komplimendi tegemine ja nii edasi. Siis sealt edasi juba saab minna selliste keeruliste oskuste juurde, näiteks abi palumine. Et kui me enne rääkisime ka sellest prosotsiaalsest käitumisest, mis ongi abistav käitumine, siis abi palumine on üks väga-väga oluline sotsiaalne oskus. Aga ka vabandamine, mis ei ole meile endalegi võib-olla teatud olukordades lihtne. Erinevad tunnetega seotud oskused, et kuidas ma enda tundeid väljendan, kuidas ma nendega toime tulen, aga ka teised inimesed minu ümber, et kuidas ma mõistan teiste inimeste tundeid ja keeruliste tunnetega õpetadagi konkreetselt, kuidas ma saan nendega toime tulla. Väga aktuaalne selline teema jällegi on stress ja ärevus, mida me kuuleme, kuidas õpilased on stressis ja lapsed ja noored, et on ärevusega probleemid ja loovtegevused pakuvad väga head sellist võimalust, kuidas seda stressi maandada, kuidas seda ärevust õppida sellega ühtepidi nagu toime tulla, seda ära tundma, aga teisipidi, kuidas ma saan ka seda vabastada ja seda oma kehast välja viia. Ja selline üldine taust, me ju kogu aeg arendame ka loovust tegevuste kaudu ja ma panin ühe näite veel, et kuidas näiteks saab üles ehitada sellist 10-osalist sekkumist, et see loovtegevuste kasutamine siin on, kuna need metoodikad põhinevad teraapiatel, siis neil on kõigil oma see teaduslik taust olemas ja nende kohta saab otsida neid uuringuid, et nende tõhususe kohta.
aga siin on üks näide, et kuidas selline üks programm võib välja näha ja ma saan, kellel on huvi, saata ka neid täpsemaid materjale, et kust otsida juurde nende loovtegevuste kohta, näiteks kirjandust. Aga algab see alati sellise sissejuhatuse, tutvumise ja kokkulepetega, et oluline on, et me suudame tekitada turvalise keskkonna seal grupis, et neid oskuseid ei ole võimalik õppida, üldse õppida ju, kui meil ei ole turvaline, kui me ei tunne ennast seal hästi. Alati alustada sellistest lihtsamatest oskustest, mis ka aitavad kaasa sellele näiteks enese tutvustamine, et meil grupis tekiks selline hea sünergia, me saaksime koos tegutseda. Siis kolmandaks mul on näiteks pandud see liikumine, et kuidas me saame liikumise kaudu ühtepidi maandada näiteks stressi ja ärevust, enda keha paremini tunnetada, teismeeas mingi hetk see oma keha suhtes ollakse võib-olla väga kriitilised, et kuidas me saame seda ka keha tunnetust ja keha taju parandada. Siis hääled ja kuulamine, erinevad harjutused, mis on seotud sellega, et kuidas me ainult oma kõrvadega näiteks võtame infot vastu, kuidas me seda kogeme. Siin on väga häid meelerahuharjutusi, kes juba kasutab näiteks, et keskendudagi võib-olla ühele meelele, näiteks teatud kohtumisel ja selle kaudu. Siis erinevad visuaalkunsti teraapiad, näiteks kõik, mida me saame paberile teha, siin on ju väga palju erinevaid võimalusi ja mis on meil konkreetse siis harjutuse eesmärk. Tunnetega toimetulek, et jällegi ülioluline oskus ja igapäevaelus nii vajalik. Ma panin ka siia ühe väga konkreetse näite, et 6-osaline jutustus, millest on siin üks väike pildikene ka ja selle sisu on see, et tegelikult enne, kui me rääkisime sellest probleemi lahendamise oskusest, siis sellise visuaalkunsti meetodiga me saame õpetada, kuidas erinevaid probleeme lahendada. Selle 6-osalise jutustuse idee ongi see, et lapsed, noored ise mõtlevad välja mingi tegelase, kellel on mingi ülesanne või probleem, keegi takistab teda seal, keegi tuleb talle appi ja see on selline lühikene nagu lugu, mis koosnebki 6 pildist ja annab väga hea sellise sisendi edastiseks aruteludeks, mille kaudu siis jällegi neid oskuseid õppida. Olen pannud ka teemana usalduse, et on olemas erinevad usalduse harjutused või sellised mängud ja mis koostöömängud, aga need on teemad, mida saab käsitleda siis, kui see grupi õhkkond on turvaline. Et usalduse harjutusi ei saa teha siis, kui grupis ei ole veel see olemine selline turvaline või võib tekkida kahtlus, et ma ei tea, keegi kellegagi üldse ei saa veel läbi ja nad ei ole valmis nagu, et need on sellised harjutused ja mängud, mis eeldavadki seda, et ma pean kaaslast usaldama. Lugude jutustamine on väga võimas tööriist, mille kaudu me saame ju juhtida erinevaid arutelusid ja lugude jutustamine on ka see ju, mida me saame ja kindlasti õpetajad kasutavad seda enda ainetundides ja tegelikult siin ei olegi vahet, mis ainetund see on. Me saame seda alati kasutada. Ja loovjoonistamine, et mingi hetk vahest inimesed ütlevad, et aga ma ei oska ju joonistada, et tegelikult me kõik oskame joonistada, sellepärast, et loovjoonistamisel me ei anna hinnanguid kellegi tööle, vaid eesmärk ongi näiteks kas väljendada mingeid tundeid, õppida mingit teatud sotsiaalset oskust, et selliseid võimalusi selleks on väga palju ja sellest võiks rääkida päev otsa, aga kuna meil täna on selline teistsugune programm natukene, et siis kellele see teema pakub rohkem huvi, siis kindlasti saate minuga ühendust võtta ja me saame juba täpsemalt edasi arutada. Aga ma toon lihtsalt ka välja, milliseid neid võimalusi on veel, et kellel mis huvi tekib, siis saate juba edasi uurida. Et on olemas selline metoodika nagu SPLO, mis tähendab siis suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine. Ja see on nüüd materjal, mida saavad kasutada näiteks õpetajad või tugispetsialistid, kus ongi väga täpselt koondatud erinevad töölehed, harjutused, ülesanded ja seal on konkreetsed nagu tunnikavad,
mida siis lastega koos läbi viia, et algklassides väga tõhus ja selline hea meetod, mida kasutada ja selle kohta seda ka koolitatakse, et kellel on siis tunneb, et see võiks olla midagi temale, et siis sealt saab juba need konkreetsed materjalid ja tunnikavad ja igasugused ka visuaalsed sellised abivahendid, mida lastega kasutada. Oskuste õppemeetod, mille kohta on ka raamat ilmunud eesti keeles, et psühhiaater Ben Furman oli see, kes selle siis välja töötas. Põhimõte siin taga on selline lahenduskeskne lühiteraapia ja et kuidas lahendada erinevaid probleeme. Ja siin jällegi on hästi konkreetselt nagu see oskuste õppimine erinevate pisikeste sammude kaudu ja kuidas kas või lapsevanema või õpetajana vahet pole neid oskuseid lapsele õpetada, et sellise raamat on väga hea abivahend. Ja siis on olemas agressiooni asendamise treening, mida ka meil Eestis tegelikult koolitatakse, mis koosneb sellisest 3 nagu alaosast, et kuidas me saame seda, et agressiivset käitumist oleks vähem, siis tegelikult meil on vaja mingid etapid läbi teha, et kõigepealt jällegi treenida neid sotsiaalseid oskuseid, et mis need alternatiivid on agressiivsele käitumisele, kuidas saab veel käituda erinevates olukordades, siis kuidas oma emotsioonidega toime tulla, sest mõnikord meil on olemas need teadmised, meil võivad isegi olla need sotsiaalsed oskused, kuidas käituda alternatiivina agressioonile, aga me ei suuda seda teha, sest see emotsioon võtab meid nii üle ja me ei saa sellest, näiteks me ei suuda oma vihaga toime tulla ja ikkagi oleme agressiivsed, et sellepärast see oma emotsioonidega toimetulek siin viha ohjamise treeninguna on hästi oluline. Ja viimane osa sellest treeningust on sellise kõlbelise arutlemise treening, mis on seotud mõtlemisega, mis on sellepärast oluline, et kui me vaatame neid 2 erinevat esimest sammu, et meil võivad olla oskused, me suudame ka oma emotsioone näiteks kontrollida, me teame, kuidas me saaksime oma keha rahustada, kuidas me saaksime viha maandada, aga miks me peaksime ikkagi seda tegema? Et kui me oma mõttetasandil ei näe sellel tegevusel, näiteks, et ma ei käitu agressiivselt, kui ma ei näe, et miks see on vajalik või miks need tagajärjed on siin kahjulikud, siis ma ikkagi ei pruugi sellisel viisil käituda. Et sellepärast siin treeningu osana ka see mõtlemisega seotud teema. Ja nüüd meil sai tegelikult niimoodi kiirkorras räägitud erinevatest metoodikatest, kuidas saab sotsiaalseid ja enesekohaseid oskuseid arendada, mis need oskused üldse on, millised on need kehvad tagajärjed seoses puudujääkidega ja kuidas lapsevanemana ja õpetajana me tegelikult mudelina ise väga palju seda mõjutame, et selle teema kohta tegelikult on väga palju sellist kasulikku ja asjakohast kirjandust ja ma kindlasti soovitan edasi uurida ja kellel tekivad siis konkreetsemad küsimused juba selle teema kohta, siis kindlasti hea meelega ootan ka teie küsimusi ja kuidas siis loovtegevused võib olla üks selline hea võimalus, kuidas tegelikult rikastada ka seda, mis meil koolis toimub, et viia need klassiruumist välja ja pakkuda väga erinevaid võimalusi. Ja olemegi jõudnud enda 3. teemani ja 3. teema on seotud ka sotsiaalsusega, aga natukene teisest vaatest, et kuidas see e-maailm ja kõik see neti ja erinevate meediumite kasutamine meie suhtlemist tegelikult mõjutab. Ja ei saa me ikkagi ümber ei lapsevanema, ei haridustöötajana sellisest nähtusest, nagu on küberkiusamine. Et nüüd on ka jällegi väga palju nagu signaale selle kohta meil tulnud ju, et kui me olime distantsõppel näiteks, et kuidas siis küberkiusamine sagenes, aga et räägime ka sellest, et mis see küberkiusamine on ja kui me jõuame lõpus
tõenduspõhiste praktikate juurde, siis räägin ka ühest programmist, mis aitab siis kiusamist vähendada ja sealhulgas ka küberkiusamist. Aga kõigepealt sellest sotsiaalsusest nagu laiemalt, et me alustasime päris konkreetselt sotsiaalsetest oskustest, aga sotsiaalsus on veel laiem mõiste, mis katab seda kõike, et kõik selline ühiskonnasse puutuv ja kuidas ühiskonna erinevad osad omavahel toimuvad, et me kõik, kas me seda tahame või mitte, me oleme tegelikult ühiskonna liikmed ja ühiskonnas meil on teatud sellised standardid ja reeglid ja normid, kuidas me käitume. Et öeldakse jah, et inimene on ju sotsiaalne loom, et kuigi on inimesi, kes võib-olla tahavad üksinda elada täiesti isolatsioonis ja eraklikult, siis see ei ole tavapärane, et me enamasti ikkagi elame ühiskonnas teiste inimestega koos ja suhestume nendega. Aga see sõna sotsiaalne iseenesest, et siin on ju väga palju selliseid nagu sõnade paare või liitsõnu, mida sotsiaalsusega seoses me saame kasutada. Et ma lihtsalt tõin siia mõned välja, sellepärast et näidata, kui lai see maailm tegelikult on, et see sõna sotsiaalne üldse puudutab väga-väga erinevaid aspekte, et nii käitumisega seotud. Me oleme siin juba maininud prosotsiaalset käitumist, antisotsiaalsest konformsusest, meil tuleb juttu suhtlemisoskuste juures, mõtlemine, et kuidas me teisi inimesi tajume, millistena me neid tajume ja kuidas me sellest lähtuvalt ka käitume, siis sotsiaalne areng näiteks, sotsiaalne intelligentsus, see sõna iseenesest juba, meil on väga palju erinevaid kombinatsioone, mida me saame teha. Rääkimata siis sotsiaalmaksust või sotsiaaldemokraatidest näiteks, et see sõna väga palju varjundeid. Aga me lähme täpsemaks, me ei räägi nii üldiselt, et räägime siis sotsiaalsetest suhetest ja ka e-maailmaga seonduvalt konkreetselt siis suhetest. Et sotsiaalsed suhted iseenesest juba alati toimivad teatud kontekstis ja see kontekst mõjutab, millised need sotsiaalsed suhted on. Et see keskkond või see sotsiaalne kontekst võib siis olla lähtuda sellest kultuuriruumist, kus inimene on, mis keskkonnas ta elab, millised on need erinevad rollid seal, et see kõik paratamatult mõjutab. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, kuidas me pidime kõik üksteisest justkui eemale jääma, meil jäid võib-olla ümber mingi teatud väike hulk inimesi, kui me mõtleme siin kriisivalguses, et kuidas see mõjutas meie sotsiaalseid suhteid, et kellega me siis suhtlesime, kas me hakkasime mõne inimesega rohkem suhtlema, teisega vähem, kellega me üldse füüsiliselt saime koos olla, milliseid meediume me kasutasime selleks, et ikkagi hoida ühendust, et see kindlasti muutis ka seda konteksti, kus need suhted aset leidsid. Aga siia juurde ka see, et kuna paratamatult me pidime ennast füüsiliselt isoleerima, et siis mõnel juhul see võib ka kaasa tuua sellise sotsiaalse isolatsiooni. Kuigi praegune olukord oli selles mõttes ju hea, et meil on väga palju erinevaid vahendeid, kuidas üksteisega suhelda, et kui see oleks mõnda aega tagasi olnud, kus küla peal oli üks telefon, siis kindlasti oleks olnud palju keerulisem. Aga ikkagi see pani inimesed isolatsiooni selles mõttes. Aga isolatsiooni puhul me saame rääkida siin kahest aspektist. Et üks on selline üksildus, ehk siis emotsionaalne isolatsioon, mis on subjektiivne hinnang, mida inimene ise tunneb. Et inimene tunneb, et tal ei ole häid suhteid või nende kvaliteet ei ole hea, aga see on subjektiivne ja see on see, kuidas inimene ise seda tajub. See ei tähenda, et inimesel ei ole kedagi ümber. Ta võib olla ümbritsetud mitmekümnest inimest, aga ta tajub ikkagi ennast üksildasena ja see emotsionaalne isolatsioon võib siin olla isegi, kui inimesed on minu ümber füüsiliselt. Nüüd sotsiaalne isolatsioon on objektiivne näitaja, mida me tegelikult saamegi mõõta, et kas inimesel on suhted teiste inimestega ja see enam siin ei loe, et kuidas inimene ise tajub, et tal võib olla
väga vähe suhteid ja me saame neid objektiivselt mõõta, aga inimene ka tajub emotsionaalselt, et tal näiteks ei ole isolatsiooni, sest need suhted on kvaliteetsed. Et sellist 2 nüanssi, mida me saame nagu meeles hoida, et aga pikas plaanis siis see sotsiaalne isolatsioon, kui inimesel ei olegi kellegagi neid suhteid, siis see tegelikult vaimsele ja ka füüsilisele tervisele mõjub kahjulikult. Ja nüüd on tehtud päris mitmeid selliseid uuringuid selle koroonakriisi valguses, värskeid uuringuid, et kuidas see inimeste vaimset tervist ja olemist mõjutas, et selles mõttes need tagajärjed võivad olla päris tõsised. Et siin see, et esimene uuring näiteks, mis ma siin välja toon, et käsitleski seda, et kuidas see sotsiaalne distantsi hoidmine, sotsiaalne distantseerumine mõjutas inimeste vaimset tervist. Ja need, kes te koolis töötate, ma arvan, et te olete ise ka seda märganud või kui see esimene kevad mööda sai, et kuidas sügisel need tagajärjed olid väga-väga tõsised. Et sellepärast siin meil ka see vaimse tervise teema tegelikult tuleb, et kuidas seda vaimset tervist siis toetada, sest kui me teame, et need mõjud on olnud, aga selline vähene suhtlus, vähene sotsiaalne suhtlus teiste inimestega ja siin on ka muud sellised probleemid, mis ju sellega kaasa tulid, et kindlasti see mõjutab inimesi psühholoogiliselt ja emotsionaalselt. Et keda siis rohkem, keda vähem, olenes ka see, et millised need suhted olid enne seda, kui me pidime sotsiaalselt teistega nagu distantsi hoidma ja kuidas meil õnnestus seda kontakti kuivõrd hoida siis, kui me igaüks pidimegi oma kodus olema. Ja mida nüüd küll uuringud näitavad, on, et pandeemia ajal depressioon ja ärevus järsult tõusis. Ja need inimesed tegelikult, kellel olid vaimse tervise probleemid juba enne, nemad olid ka keerulisemas olukorras ja need tagajärjed nendele olid raskemad, et need probleemid süvenesid. Ja ka erinevad alkoholi tarbimisega seotud tegurid, ehk siis teatud gruppide puhul ka alkoholi tarbimine kasvas. Ja siin on nagu see mõte, et me ju kunagi tegelikult täpselt ei tea, kui me kas koolis töötame või mis iganes, et milline on see nende meie õpilaste taust. Ja mingil määral meil on see info loomulikult olemas, aga see paratamatult mõjutas kõiki perekondi ja see, kuidas meie tegelikult õpetajana või haridustöötajana oma tööd pidime tegema, ja selles suhtes me peame arvestama siin seda, et lastel olid väga erinevad kogemused, nendel peredel olid väga erinevad kogemused, et siin see selline toetus ja mõistmine on kindlasti hästi oluline, eriti kui me teame, et see sotsiaalne selline isoleerimine või ka ainult siis e-vahendite kasutamine tegelikult toob kaasa erinevaid murekohti. Aga mis siis ka tuli välja tegelikult, et küberkiusamine oli see, mis siis sagenes, sest kooliruumis ei olnud füüsiliselt võimalik inimestega enam koos olla ja see tõi kaasa selle, et esines, et või põhimõtteliselt kiusamine siis koliski sinna küberruumi üle. Aga küberkiusamisel on sarnased need tunnusjooned, mis on sellel kiusamisel, mis on ka väljaspool küberruumi. Ehk siis kiusamine on sihilik ohvrile kahju tekitamine, seda tehakse nimelt, see ei juhtu kunagi kogemata. Järgmine kriteerium siin on see, et ta on korduv. Et kui ma ühe korral lähen kellelegi kuskil kogemata vastu, siis see ei ole kiusamine, vaid see juhtub korduvalt. Ja on selline tasakaalutus nendes võimusuhetes, ehk siis see, keda kiusatakse, see inimene mingil põhjusel, kas ta ei saa ennast kaitsta, ta on kehvemal positsioonil kuidagi või on kiusajaid rohkem, nad on suuremat kasvu, mis iganes selle tasakaalutuse nagu sinna toob. Aga küberkiusamise puhul nüüd need kiusamise sellised tunnusjooned kõik tulevad kaasa, aga üks nüanss on pisut teine, et see korduvus
tegelikult muutub, sellepärast et küberkiusamise puhul ei ole vaja korduvalt teha mingit tegevust, sest selle korduvuse võib tekitada see, kui näiteks mingi pilt või video läheb juba kuskile ringlema ja seda näevad, ma ei tea, 100 000 inimesed, et see tegelikult tekitab juba selle korduvuse, et info liigub väga-väga kiiresti ja võib piisata ühest mingist sellisest kahjustavast tegevusest, mis tegelikult toob kaasa juba väga tõsised tagajärjed. Aga näiteks sotsiaalpedagoogina selle küberkiusamisega tegelemine on üks väga suur väljakutse olnud minu jaoks. Just selles mõttes, et seda on väga keeruline tuvastada, sest me ei näe seda ja ka koolis ju kiusamine ikka on sellistes varjulistemas kohtades, aga kus on täiskasvanud, seal on nagu lihtsam seda abi küsida, aga kui kõik on näiteks kuskil oma kodudes töötavad ja õpivad, siis on väga keeruline ka seda infot kätte saada, sest me ei ole tavaliselt nende laste ja noortega selles ühes küberruumis, et me ei näe, mida nad seal omavahel jagavad või teevad. Et siin tegelikult on väga hea, kui lapsevanemad teavad, millega nende lapsed netis tegelevad, kellega nad suhtlevad ja kellega nad läbi käivad. Ja see, et seda on raske ohjata, tuleneb ka sellest, et seal on väga palju inimesi, kes võivad saada sellest osa. Et kui füüsilises ruumis meil on ikkagi piiratud, kes meil seal juures on või kes seda pealt näevad, siis küberruumis tegelikult miljonid inimesed on seal ja seda on väga raske piirata, et kes seda lõpuks siis näevad, et isegi kui me saame sellele mingile juhtumile jälile, siis on väga keeruline pärast tagantjärgi näiteks mingit asja maha võtta, sest see läheb juba oma elu elama. Aga värske selline, mitte väga värske, aga paari aasta tagune doktoritöö ütleb ka seda, et kiusamise liikidest siis küberkiusamine on see, mis seda vaimset tervist kõige rängemalt mõjutab. Et siin kindlasti mängib ka rolli see, et see lähebki nii suurtesse massidesse. Aga et mida siis tegelikult teha? Lapsed ja noored ootavad tegelikult seda abi ja tuge nii tavalise kiusamise kui küberkiusamise puhul. Et me võime ekslikult arvata, et küll nad saavad ise hakkama või see ongi tavapärane osa nagu kooli elust, siis tegelikult need tagajärjed võivad olla nii tõsised, et see on meie kohustus ja vastutus ka sekkuda siin. Et küberkiusamise puhul ka vanemad õpilased tegelikult soovivad, et õpetajad ja täiskasvanud neid aitaksid. Aga kuidas siis seda teha, et esimene kõige olulisem ja selline nagu ka lihtsam samm on see, et tuleb seda märgata ja kui lapsed või noored juba pöörduvad ja räägivad, siis me ei tohi jätta seda kunagi tähelepanuta, sest niigi nad vahepeal kardavad rääkida, sellepärast et äkki läheb asi hullemaks. Aga me ei tohi jätta seda tähelepanuta kunagi, et me peame hoidma nagu silmad ja kõrvad ka küberruumis selles mõttes lahti, et millega meie lapsed seal tegelevad ja mida nad seal toimetavad. Siis on järgmine samm on see sekkumine, et kui ma tean, et kuskil midagi toimub, mis ei ole õige ja mis on kiusamine, siis me ei tohi kunagi täiskasvanuna jätta seda niisama, et tuleb võtta need osalised, kes seal on, nendega sellest vestelda ja kindlasti anda see signaal, et see käitumine ei ole okei, see teeb teisele kahju ja see tuleb koheselt lõpetada. Et selle reageerimise osas on võimalik nagu alareageerida ja ka ülereageerida selles mõttes, et üks nüanss on see, kui me ei tee üldse välja või ütlemegi, et küll ta läheb mööda, et anname sellise signaali, nagu see ei olekski mingi päris probleem, siis teine äärmus on jällegi see, et kui me liiga nagu üle reageerime selles mõttes, et näiteks see, kes on siis see kiusaja, et me teda kas karistame või kuidagi häbimärgistame, mis jällegi ei toeta seda teist poolt, et selline mõistlik reageerimine, et see tegevus lõppeks. Aga hea on alati, kui igal koolil oleks oma sellised kokkulepped, et kuidas me tegeleme
kiusamisjuhtumitega. Et mida me teeme sellisel puhul, kui tuleb meil kiusamisjuhtum, kes siis sellega hakkavad tegelema, mida nad üldse teevad ja kuidas see reageerimine on. Ja kui lapsed või noored näevad, et kiusamisega tegeletakse, et kui ma lähen räägin mõnele täiskasvanule ja sellega tegeletakse, siis nad sagedamini ka tegelikult pöörduvad, et kui nad näevad, et see ei lähe kellelegi korda või öeldakse, küll sa ise üle saad, et siis tegelikult nad ei näegi mõtet sellele, et miks me peaks siin rääkima. Ja kui me mõtleme nüüd küberkiusamise peale, siis siin on eriti tähtis see, et lapsed või noored ise räägiks, sest meie ei pruugi seda üldse märgata, kuna me ei ole nendega ühistes, ma ei tea, chatides või vestlustes või gruppides tavaliselt, et siin see, et keegi lastest või noortest ise annaks teada, on jällegi hästi oluline. Ja mulle väga meeldis, Triin Toomesaar on kirjutanud kunagi sellise artikli, et kuidas anda esmaabi küberkiusatule. Et nii nagu me tavalisest esmaabist räägime, et tegelikult kuidas anda esmaabi ka nendele inimestele, keda on kiusatud, et mis need sammud oleks, et kuidas siis käituda. Aga kuidas üldse kiusamise, kaasa arvatud ka siis küberkiusamise puhul sekkuda, et sellest meil tuleb kõige viimases osas ka veel juttu, et milliseid selliseid tõhusaid variante on veel olemas. Ja selle teema võib-olla lõpetuseks, et igaüks saab ka mõtistleda, et kuidas mind on üldse mõjutanud see selline sotsiaalne nagu distantseerumine või see, et minu sotsiaalsed suhted pididki kolima nüüd küberruumi üle. Ma pidingi igapäevaselt oma lähedastega hakkama suhtlema näiteks neti teel, et need mõjud meile kindlasti olid erinevad, aga me peame seda tausta arvestama nii koolis õpetades kui ka lapsevanemana, et see paratamatult mõjutas meid ja mõjutas meie lapsi, et kuidas me selle olukorraga kohaneme. Et varsti räägime siis ka edasi sellest, et kuidas õpetajana suhelda, mis on sellepärast nüüd eriti huvitav teema, et meil need suhtlemisoskused, meil on neid vaja nii reaalses nagu ruumis õpilastega toimetades, kui ka, kui me anname distantsilt või videosilla vahendusel tunde, et kindlasti need suhtlemisoskused on need, mida meil on vaja, aga need on mõnevõrra ka erinevad, et milliseid oskuseid me kasutame näiteks küberruumis. Ja järgmine teema ongi meil suhtlemine õpetajana.